Vaja on siis järgmisi asju: pintsel, siis on vaja tangid, grilltangid, siis traathari, vett, tikud, fooliumvann, paber, toiduõli süütamiseks ja otse loomulikult süsi. Grill peab olema siis eelnevalt valmistatud, et ta oleks ära võetud siis grillrest, mis on kõrvale tõstetud, et saaks panna valmis grilli siis kaudse küpsetamise meetodi tarvis. Ning selleks siis esimene asi, mida peaks siis tegema, on võtma fooliumvanni ja asetama fooliumvanni siis ühte võimalikult kaugemasse nurka grillilt, et jääks hästi palju siis sellist ala veel söe jaoks. Ja nüüd järgmisena tuleb võtta süsi ja süsi tuleb siis ühtlaselt puistata grillvanni ja fooliumvanni juurde. Nii. Ja söed kukkusid siia vanni lihtsalt tangidega või siis kummikinnastega ära tõsta. Nii. Ajan natukene ühtlasemalt teda laiali siit veel ja nii palju siis, et selle kaudse küpsetamise meetodi põhimõte oleks see, et kuumus võimalikult ühtlaselt jaotuks lõpuks mööda seda grilli ära ja et saaks madalamat temperatuuri pikemat aega kana küpsetada. Nii, nüüd süütamise tarvis siis natukene paberit, sobib väga hästi siis tavaline kätepaber, väike nutsakas ja samamoodi siis grilltangide vahele ja surun siia keskmisse sisse ära. Nii, hopsti. Ja nüüd siia peale valan toiduõli ja õli võib siis täiesti tavaline toiduõli, pole üldse mingit olulist vahet, milline ta on. Nii, väga palju ei tohi panna, vastasel juhul lihtsalt õli põletab ära siis söed. Nüüd veendun, et avad oleks kõik siis grillile avatud, eelkõige siis praegu alumine ava. Ja nüüd ei jää muud üle, kui süüdata grill, panen peale, enne kui grilli süütan, siis ma veel valan vee siia vanni, hästi ettevaatlikult. Ja kui te vanni panete siia sisse, siis tuleb muidugi veenduda, et fooliumvanni ära ei oleks kuskilt lõhkunud või katki läinud. Vastasel juhul hakkab see vesi siis siit välja voolama ja temast ei ole kasu. Vett on vaja siia selleks, et tekitada piisavalt niiskust, mis siis aitab kanalihal säilitada pehmust. Ja pärast siis juba, kui kanaliha on valmis küpsenud, siis alles tuleb pruunistada ehk tõsta temperatuuri, ma seda ma juba näitan pärast pool. Ja nüüd polegi muud kui grill põlema. Ning piisas ühest ainsast tikust, mis läheb ilusti põlema. Võtan sellesama siis grillimisresti ja asetan selle siis siia peale. Ja jälgin, et siis ava, mille kaudu saab sütt sättida ja samuti panna siis lepapuru või söepuru oleks lahti. Ning veel siis nii palju, et siia kana juurde mina kasutan sellist puru, mis on siis hickory puru ja see õigemini siis on juba lausa sellised suured ilusad tükikesed, mille ma annan Taavole kaasa kindlasti.